vaatate Soraineni hankekooli. Daamid ja härrad, ekstsellentsid, mina olen siis Maarja ja täna räägime kõigile hingelähedasest teemast. Meist keegi ei ole täiuslik, me kõik teeme vigu ja mõned inimesed teevad ka tüüpvigu. Ja ega hankijad, kuigi me väga tahame, ei ole ka täiuslikud ja meie pikaaegsest kogemusest nähtub ka, et ka nemad teevad tüüpvigu. Ja mis olekski siis paislikum, kui rääkida seekord hankija tüüpvigadest. Kindlasti tuleb ka lähitulevikus osa, kus ma räägin või keegi teine räägib pakkuja tüüpvigadest, aga ma arvan, neid ei olnud vaja ühte koolitusega kokku panna. Ehk siis tänane suhteliselt lühike ettekanne keskendubki mõningatele sellistele huvitamatele vigadele, mis hankijate praktikas ette tulevad ja mida võiks ühel või teisel moel siis vältida, et ei satuks erinevatesse ebameeldivustesse. Aga lähme siis sellel teekonnal edasi. Ma arvan, et see on see slaid või need soovitused, mida teile sageli tegelikult ka ju räägitakse ja mis on ka mujal kirja pandud, aga tõenäoliselt rusikareeglina oleks mõistlik nüüd läbi käia. Ehk siis hankija eeltöö ja selle olulisus. Ega ilmaiseta paljud selles valdkonnas tegutsevad õigusnõustajad ei ütle, et enamik riigihanke probleemidest algab tegelikult puudulikust riigihanke alusdokumentidest, ehk siis tegelikult puudulikest tingimustest, kas midagi on alareguleeritud, midagi on ülereguleeritud, midagi pole üldse reguleeritud või midagi on segaselt reguleeritud, et neid variante on, eks ole, mustmiljon. Ja võime küsida, et miks see riigihanke alusdokument siis nagu puudulik on ju. See tavaline põhjus tegelikult peitub selles, et ega hankijad sageli ei ole selle valdkonna spetsialist, mida nad hangivad, eks ole. Mõned on ja mõnikord ollakse ka väga head spetsialistid, kuid sageli juhtub ikkagi niimoodi, et pakkujad teavad asja sisust natukene rohkem kui hankijad. See on paratamatu, nemad on selles valdkonnas tegutsevad professionaalid, kes igapäevaselt selle asja teenuse ehitustööga tegelevad ja hankijad enamasti ju ei ole, kuigi on ka erandeid, eks ole. Siis mis on tegelikult üsnagi välditav selline põhimõtteline viga, mis riigihanke alusdokumentide koostamisel ette tuleb, on just tegelikult see, et võib-olla meil on mingi hästi suur hange, eks ole, kõik teevad mingit oma väikest juppi, teevad seda eeskujulikult ja keegi seda suurt pilti ei vaata. Ja siis on siis see olukord, kus keegi tegi lepingut, keegi tegi tehnilist kirjeldust näiteks, need asjad ei lähe omavahel kokku ja siis pärast me mõistatame, et kuidas me seda lepingut täidame, kuidas me sellest alusdokumendist üldse aru saame ja pakkujad mõtlevad, et millest nad siis peavad pakkumuse tegemisele lähtuma. Et neid vastuolusid tekib ju, mida keerukamad riigihanke esemed on, seda rohkem neid vastuolusid tavaliselt ka tekib. Ja probleem, mida ka jätkuvalt sageli näeme, on siis tegelikult see, et võetakse kellegi teise riigihanke alusdokumendid, kopeeritakse neid siis oma hankesse, kuid ei anta aru, et kas nad sinna lõpuni väga hästi sobivad. Ehk siis minu soovitus on tegelikult see, et mõistagi võib kopeerida, kopeerimine ei ole halb, aga siis vaadake, et kas ta teie süsteemiga sobitub see, mis te olete kellegi teise heast eeskujust endale üle võtnud. Ja mis siis juhtub, kui tingimused on puudulikud, et mis siis ikka nii väga juhtub, on ju, et mõnikord võib juhtuda väga fundamentaalselt halvad asjad. Näiteks see, et sa avastad ennast olukorras, kus su pakkumused ei olegi nende tingimuste alusel võrreldavad, eks sa ei tea, mis on sulle hea, sest et sa oled tingimust valesti ette näinud. Ja mul on selle kohta ka mõned näited, mis edasi tulevad. Hankija otsuseid on lihtsam vaidlustada sellepärast, et kõik ebatäpsused riigihanke alusdokumentides loetakse üldjuhul pakkujate kasuks, eks ole. Et kui meil tekib mingi vaidlus ja vaidlustaja ütleb, et tema ei saanud aru ja ei pidanudki aru saama sellest tingimusest, nii nagu hankija väidab, siis üldjuhul need asjad lahenevad ikkagi pakkuja kasuks. Mis on veel problemaatiline on see, et kui ongi mingi vastuoluline nõue, eks ole, mis on hankija peas olnud näiteks ühtemoodi, aga kõiki teiste arvates on teistmoodi ja isegi kui see nõue on totakas või täiesti võimatu, nende kohta on ka mul eraldi näide, siis riigihanke alusdokumendi siduvuse põhimõttest tulenevalt sa peadki nagu sellest täiesti ebamõistlikust tingimusest lähtuma, et see võib olla hankijale ebamõistlik, see võib olla pakkujale ebamõistlik, see võib olla kõigile ebamõistlik. Ja selle tulem ongi sageli see, et hankija võib seista silmitsi olukorraga, kus ta on tahtnud mingit suurepärast asja, teenust või ehitustööd ja siis ta saab heal juhul keskpärase asja või teenuse või ehitustöö või siis midagi sellist, mis üldse tema vajadustele ei vasta.
et seetõttu eks see kuldne soovitus alati on ikkagi seda eeltööd siis pigem teha rohkem kui vähem. Ja ma hakkangi siin näidete varal edasi minema, et see ettekanne põhineb suuresti just näidetel, et millised suured, väiksed ja kolossaalsed vead siis riigihangetes on olnud ja kas ja mida nad on kaasa toonud. Alustame väiksest veast, võib-olla mis ei olegi nagu eriline viga, aga see on lihtsalt ebavajalik ja läheme siis suuremate vigade juurde. Et selle slaidil on siis väljavõte ühest õigusteenuste riigihankest, kus siis pakkujatelt nõuti, et peab olema vähemalt üks vandeadvokaat advokaadibüroos ja tema kohta tuleb siis esitada nimi ja isikukood. Ei, ma saan aru, miks hankija seda küsinud on, aga lihtsalt see problemaatika seisneb selles, et ega advokaadibüroo ei saa ilma vandeadvokaatid niikuinii tegutseda, et igas advokaadibüroos on vähemalt üks vandeadvokaat. Et kas seda nüüd on vaja kontrollima hakata eraldi ja kas selle inimese nimi ja isikukood tuleb esitada? Ma arvan, et kellelegi polnud seda vaja, et piisanuks ainult sellest, et meil on kinnitus, et kas sa oled advokaadibüroo ei või jah ja kogu lugu ja need isikuandmed oleks võinud siis jääda esitamata. Hankija oleks hoidnud kokku aega selle tingimuse sõnastamise pealt ja selle kontrollimise pealt ja pakkujad oleks siis hoidnud aega kokku selle kas või natukenegi, et nad peavad kedagi sinna esitama. Ehk siis see on tegelikult selline self-fulfilling tingimus, eks ole, et see on täitunud juba asjaolust, et eksisteerib advokaadibüroo. Nii, suuremad vead. Minu üks lemmikuid kaasuseid, ilmestamaks totruseid, on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hange, kus hangiti treeningpadruneid. Ja siis, nagu siin slaidilt nähtub, seal juhtus siis selline naljakas lugu, et treeningpadrunitelt nõuti vastamist teatavale NATO standardile Stanag 4383. Ja siis juhtus siis niimoodi, et oli palju pakkumusi, eks ole, pakkumused lükati tagasi, kuna pakkujad ei suutnud ja vaidlustaja ka ei suutnud tõendada nende padrunite vastavust selle konkreetsele standardile. Hakati siis vaidlema selle tagasilükkamise otsuse üle riigihangete vaidlustuskomisjonis ja siis seal selgus vaidluses, et kuna see standard esitab nõuded lahinglaskemoonale, mitte aga paukmoonale, siis tegelikult mitte keegi väljastanudki mitte mingisugust sertifikaate selle kohta, kuidas treeningpadrunil võiks sellele standardile vastata, ehk siis see tingimus oli võimatu. Ja kuna see tingimus oli võimatu, siis selle alusel saanud ka pakkumust seetõttu tagasi lükata, eks ole. Ma arvan, see riigihange läks tervikuna kehtetuks tunnistamisele, aga see näitab tegelikult seda, et ühest ebaõnnestunud tingimusest võib sul kraavi joosta terve pikk protsess, kus on inimesed kulutanud palju aega ja raha, ainult puhtalt sellepärast, et ei suudetud tuvastada õiget standardit, mida oleks võinud siis, kui see eksisteeris riigihanke alusdokumentidesse kirja panna. Jättis tõenäoliselt väga halva muljega välismaistele pakkujatele Eesti kaitsevaldkonna riigihangete korraldamisest kahjuks. Nüüd näide veel suuremast veast, ehk siis 2025 aasta lõpu lumisematest aegadest. Oli siis selline, see on nagu tüüpiline viga, mida aastast aastasse ikka jätkuvalt kohtab. Oli siis selline asi, et Toila vallas korraldati siis, oli üsnagi hiljaks jäädud, eks ole, talvise teedehoolduse hankega, et alustati mälu järgi, ma arvan, kuskil sügise poole selle kõigega, kuigi oleks pidanud alustama võib-olla aasta alguses. Ja alusdokumentides oli selline kivisse raiutud tingimus, et töödega tuleb alustada 1. november 2025. Mingit edasilükkavat tingimust kuskil kirjas ei olnud, et et ma ei tea, et kui asi venib vaidlustusmenetluse tõttu või mingitel muudel põhjustel alustatakse töödega hiljem, on ju. Seda kuskil kirjas ei olnud, oli siis kindlaks määratud. Siis hankija tegi selle otsused ära, tegi ühe ettevõtja kohta siis ka otsuse lükata tema pakkumust tagasi, tegelikult päris mitme kohta, siis 2 pakkujat esitasid vaidlustuse, üks esitas siis 31.10, ehk siis päev enne seda, kui teenuse osutamine pidi algama tähtaegselt loomulikult selle vaidlustuse.
vaidlustuses juhtis tähelepanu sellele, et see tingimus alustada 1. novembrist ei ole täidetav, sellepärast vaidlustusmenetluse ajal üldjuhul ei saa järgmisel päeval alustada tööde tegemisega, kuna lepingut pole isegi sõlmitud. Selline üsna tavapärane juhtum selles võtmes Vakko siis peatas vaidlustusmenetluse, nagu seadus ette näeb, saatis selle kohta siis teabe Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. Rahandusministeerium juhtis siis Toila valla tähelepanu sellele, et hankelepingut selliste tingimustel enam õiguspäraselt sõlmida ei saa, sest 1. november oli juba siis möödunud selleks hilisemaks perioodiks, kui hakati seda menetlema. Hankija tunnistas siis riigihanke ise kehtetuks, kuna ta ei saanud seda õiguspäraselt jätkata. Ja 2 päeva hiljem pärast seda, kui ta oli selle kehtetuks tunnistanud, siis tuli taevast alla 25 sentimeetrit lund. Ja tõenäoliselt see Toila vallas kuskil lahendati see ikkagi ära see lume lükkamine, aga tõenäoliselt see ei olnud vallale ei odav, soodne, võib-olla polnud ka mõistlik, eks ole. Et kuhu me tegelikult jõuame selle näite varal on tõdemus 2 asjast. Esiteks, kui sa tead, et sul on vaja mingit asja teenust ehitustead mingil kindlal perioodil, talvist, teehooldust, talvel, ma ei tea, mida iganes, mis näiteks mingi ilmastikust sõltub, siis minu soovitus on mitte alustada selle hankimist talvel. Võib-olla kui siis eelmisel talvel, aga igal juhul ma soovitaks hakata 6-8 kuud enne juba selle protsessiga pihta, et sul mahuksid, eks ole, kõik need vaidlused sinna ära ja kõik see muu. Ja teine asi, mis siis soovitus on kuldreegel, kui sa vältimatult seda vaja ei ole, siis pole mõtet üheski riigihanke alusdokumendis öelda, et sa tahad mingil kindlal kuupäeval, et seda alustataks. Ja kui sa seda väga tahad, siis pane sinna siis edasi lükkav tingimus ka, et kui see viibib vaidlustuse või millegi muu tõttu, siis lükkuvad need kõik tähtajad selle võrra edasi. Et need standardklausleid kindlasti leiab praktikas päris palju, millest šnitti võtta. Aga selline kurblooline lugu siis Toila vallas 25. aasta lõpus. Nüüd väga oluline on ka see, et kõik mõistaksid kõiki termineid ju ühtemoodi ka riigihangetes. Et me saaksime aru, millest me täpselt räägime. Eriti seda, kui me räägime sellest, mida me tahame, mida me soovime osta, eks ole. Ja klassikaline kaasus, mida siin sageli välja tuuakse, pilt on ka juures, eks ole, igaks juhuks Rumeenia kartulisupist, et oli siis vaidlus koolitoitlustuse üle mõned head aastad tagasi. Ja seal oli siis hanke seda tingimuseks, et mida rohkem suppe sa pakud, eks ole, seda rohkem punkte sa saad. No see ei olnud nagu selles mõttes mingisugune nagu, et 1 000 000 punkti ja niimoodi, aga see oli üles ehitatud niimoodi, et kui sa pakud, ma ei tea, 5 suppi ja rohkem, peast ei tea, 5 suppi või rohkem, eks ole, siis sa saad maksimumpunktid ja ülejäänud pakkujad saavad selle võrra vähem, eks ole. Ja siis üks pakkuja mõtles välja, et tema pakub siis suppe niimoodi, et tal on seal 9 või 11 koostisosa ja vesi, eks ole, ja siis kõik lapsed võivad ise nendest endale suppe kombineerida, kuidas ise tahavad. Ja kui sa nagu matemaatilise arvutuse teed, siis need kombineeritavaid suppe on, mis seal oli, 172 000 tuleb niimoodi kokku. Ma võin numbrites eksida, advokaadina ei ole matemaatikas teadupärast tugev. Ja siis hakatigi nagu vaidlema või õigete vaidlustuskomisjonis selle üle, et kas need, sisuliselt, et kas need ise kombineeritavad supid on nagu supid. Võeti siis seal, telliti siis Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessori käest, eks ole, õiguslikke või mitte õiguslikke, aga selliseid asjatundja arvamusi, et mis üldse supp on ja kuidas seda sisustada ja siis lõpuks jõuti Vakko siis lõpuks oma otsuses lahendas selle niimoodi, et me ei saanudki kunagi teada, mis asi on supp. Aga me saime teada, et see, mida see pakkuja pakkus, on ise kombineeritavad supid, ikkagi supid ei ole. Ehk siis supi definitsioon siiamaani võib-olla varjus meie kõigi eest, aga me teame, mis ei ole supp. Üllatavalt sageli leiab tegelikult riigihangetest vaidlusi sellel teemal, et on defineerimata või arusaamatud meie arvates ka üsnagi lihtsakohalised mõisted. Näiteks sademed, projektijuht. Et siin on, mul oli kuskil isegi mingi nimistu nendest terminitest, mis on defineerimata, millele vaidlusi peetud, eks ole. Et kui see on riigihankes keskne termin,
siis minu soovitus oleks see kas ära defineerida, kui see on võimalik või kui see definitsioon kuskil eksisteerib, see definitsioon, sellele definitsioonile siis viidata riigihanke alusdokumentides, sellepärast et kes see pärast jaksab pidada sellist vaidlust selle üle, mis on supp või mis on, ma ei tea, kartulipüree või mis on salat, eks ole. Et pigem kui see võimalus on, siis seda vältida definitsiooni esitamise kaudu, et kui see definitsioon on vale, siis vaielgu selle definitsiooni üle, aga nagu hilja pärast otsuse juures hakata juurdlema selle üle, kas mingi asi on supp või ei ole supp, on natuke liiga hilja. Üks asi, mida hankijad sageli ei tee ja pakkujad väga palju teevad ja mis viibki tegelikult mõnikord ka ebamõistlike tulemisteni riigihangetes või mis ei võimalda üldse riigihanget lõpuni viia, on siis see, et need keerulisemad tingimused jäetakse tegelikult läbi mängimata. Ei arvestata inimeste leidlikkust või ei arvestata seda, kuidas pakkujad võivad aru saada sinu tingimustest. Pilt on siis minu teada laevast, mis seilab liinil Kelnas Lepneeme, see peaks olema siis Viimsi Pranglikki. Ja see vaidlus, millesse hoiatav näide meil tuleb, on siis selle vedaja leidmise kaasus 24. aasta lõpust, 25. aasta algusest. Ja seal oli siis, see võib-olla natuke keerulisem kui eelnevad supi ja lumekaasused, aga seal oli siis selline lugu, et hanke oli näinud sellise küllaltki keerulise hindamise süsteemi ette. Et oli 3 pakkumuse maksumuse artiklit, millele olid omad osakaalud antud ja neid ei tohtinud omavahel ristsubsideerida. Ehk siis kõik need pakkumused, mis sa sinna lahtritesse tegid, nendes 3 grupis pidid vastama, eks ole, kuludele ja teise osas ei tohtinud neid ristsubsideerida, ei saanud siis olla niimoodi, et üks on näiteks 0 ja teine on 1 000 000, võtame äärmusliku näite. Aga mis siis, üks osa nendest oli ka siis needsamad reisitasud ja periooditasud. Ja ka probleem, mis tegelikult tekkis selles vaidlus oli see, et hankija polnud midagi öelnud selle kohta, mis kulusid siis peavad need reisitasud ja periooditasud lõpuks siis ju katma. Ja siis, kuna mitte mingit juhindust ei olnud riigihanke alusdokumentides, siis juhtus siis see, et kõik pakkujad said nii aru, nagu nad tahtsid. Ehk siis mingid kulusid nad panid reisitasusse ja mingid kulusid panid periooditasusse ja kuna need ristsubsideerida ei tohtinud ja neid kasutati hindamisel, siis tegelikult ei olnud maksumused mitte mingil moel võrreldavad, sellepärast et hankijal ei olnud võimalik ju neid võrrelda, kui ta ei teadnud, millised kulud mingis artiklis sisalduvad. Siis vaidlustaja vaidlustas siis otsuseid, hankija otsuseid. Vaidlustusmenetluse kestel selgus, et hankija ise ka ei tea, millises kuluartiklis või millises hindamisartiklis milline kulu sisaldub. Vaidlustuskomisjon pöördus Rahandusministeeriumi poole ja Rahandusministeerium oli sunnitud lausa tegema ettekirjutuse selle vaese hanke kehtetuks tunnistamiseks. Ja sellisel juhul juhtub selline olukord ka, et isegi vaidlustaja menetluskulud jäetakse hankija kanda, kuigi riigihange tunnistatakse kehtetuks, ehk siis seal lõppes see hange siis kuulsusetult puhtalt sellepärast, et ei oldud tegelikult lõpuni läbi mõeldud ja oli jäetud siis juhuse meelevalda see, kuidas asju hinnastatakse. Ja üks viimased slaide täna, kui mitte viimane, see on üks selline põhitarkus, on selgitused, milles ma neid vigu ikkagi sageli ka pärast 10 aastaid jätkuvalt näen. Riigihangetes võib hankija anda selgitusi, et kuidas ta saab tingimustest ise aru, eks ole, aga need selgitustega ei tohi tegelikult tekkida juurde uusi tingimusi ja ei kaduda vanu tingimusi. Ja see on ka riigihangete seaduse paragrahvis 46 lõige 3 ja 4 kirjas, ma nüüd täpselt peast ei mäleta. Ja selles konkreetses hankes oli siis niimoodi, et hanke oli nõudud, et spetsialistid peavad olema teatavad kompetentsid tulenevad kutsele omistatavatest kompetentsidest, eks ole, mis on üsnagi reglementeeritud, eks ole, ehk siis ehituskäit ja järelevalve projekteerimine. Pakkuja küsis siis teabevahetusest, kas need kompetentsid on ikka vajalikud ja kas need peavad esinema kõik korraga.
hanke vastas, et ei pea olema kõik need pädevused korraga, aga ta ei muutnud ka riigihanke alusdokumente, kus oli siis jätkuvalt kirjas, et kõik need 4 kompetentsi peavad korraga eksisteerima. Võib-olla hankija ei saanud ise oma tingimusest aru, võib-olla ta mõtles, et tema need 4 eeldust on alternatiivsed, aga igal juhul alusdokumente ta ei muutnud. Nüüd hakkas siis selle kohta vaidlus jälle, milles vaidlustuskomisjon siis otsustas, et kuna seadus ei võimalda selgituste teel tingimusi muuta, siis hanke ei saanud seda ka seekord teha ja kuidas hankija üldse kontrollis, kas talle pakutud spetsialistile tingimusele vastas, ei ole üldsegi tuvastatav ja tunnistas siis hankija otsuse kehtetuks. Ehk siis loommoraal, kui te olete seadnud tingimuse, mille puhul riigihanke menetluse kestel tajute enne pakkumuste või taotluste esitamist, et see ei ole mõistlik, siis selle asemel, et seda lihtsalt selgitada, siis muutke see ikka korrektselt ära ka, ehk siis uued riigihanke alusdokumendid selles küsimuses, pluss siis, kui vaja on seadust tulenevalt, siis peate edasi lükkama ka pakkumuste või taotluste esitamise tähtaega. Et lihtsalt selgitamine ja lootmine, et keegi ei vaidlusta, on riskantne ja ausalt öeldes vaidlustuse esitamine lükkab teil seda asja palju kaugemaks edasi, kui teil oleks alternatiivina see, kui te riigihanke alusdokumenti muudaksite ja siis selle võrra pakkumuste esitamise tähtaega ise edasi lükkaksite. Aga selline oli siis popurrii mõningatest tüüpvigadest, mis ette tulevad. Kindlasti see koolitus või see ettekanne võiks olla kõvasti pikem, aga ma arvan, et nendest siin praeguseks ka piisab. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Vaatate Soraineni hankekooli.